tere matkasõbrad! Täna siis ikkagi tekkis mõte, et peaks matkama tulema ja nii ma siis olengi siin enda kandis juba roninud kuskil 800 meetri kõrgusele et nüüd leidsin ka sihukese mõnusa koha, et kus vähem tuult on, et täna oli hommik suhteliselt tuuline ja alguses mõtlesin, et võib-olla ei tulegi üldse matkama, et ega mägedes tuulega nagu väga mõnus matkata ei ole, aga kuna ikkagi päike paistis, siis otsustasin ikkagi matkamise kasuks, et vaatame, kaugele me siis täna lähme, et ega ma olen laiska natuke, ei viitsi väga kaugele minna, ma mõtlen oma kandis siit, et vaatame mõne raja, kus ma veel käinud ei ole, et ikka mõned veel on siin kandis, ja vaatame, kuidas ilm on, kuidas jaksu on, aga vot siuksed vaated on meil siit ülevalt El Palmari kandist. See on siis Steno rahvuspark, et on nii mägesi kui metsa, kõike ilusat silmale vaadata. Aga tšau praegu, võib-olla teen mõne videolõigu veel kuskilt. Vot selline tõsine mets on siis siin minu kandis. Kui keegi küsib mu käest, et kus on neid küttepuid seal Tenerifel saad, et selle metsa pole, et metsa on siin küll ja küll, tuleb ainult kuidagi ära viia need siit juppideks saagida ja autoga siia tulla ei saa, et rattaga saab tulla ja pakiraami peale ja niisuguseid ronti kindlasti vedama ei hakka, aga siukseid peenemaid käsivarre jämedusi ja neid võib ju siin lõikuda ja vedada, et ega puid palju ei kulu siin Tenerifel, et üks aasta läks mul 6 banaanikassi, teise aasta ma igaks juhuks kogusin natuke rohkem. Et ja eks kindlasti õigustatud on küsimus ka, et mis sa seal Tenerifel puudega teed, miks sa kütad? Et jaa, aga ega siin põhja pool läheb mingi hetk päris jahedaks ja niiskeks ja mitte just talvel meie mõistes, aga just kevadel, et siis hakkavad tuuled, tormid, vihmad, et siis ikka peab kütnuma. Tõutemperatuur öösel langeb siin alla 10 isegi. Oleme siis endiselt siin kuskil 800-900 meetri kõrgusel. Et siin on üks selle kandi kõrgemaid tippe jälle. Sinna me täna ei roni, aga ma näitan siit seda loodust, mis siit kohe paistma hakkab, et seal silmapiiril, seal on siis Terra del Trigo, kunagine suur viljakasvatuspiirkond Tenerifel ja siit kohe on meil tulemas meie kõigi lemmik Tenerife sümbol El Teide. Jõudsin siis oma esimesse sihtpunkti, siiamaani oli rada küllaltki lihtne, sellised rahulikud tõusud, rahulikud langamised, siuke jalutamisrada, siiani oli siis kuskil 6 kilomeetrit, aga siit hakkame nüüd alla laskuma, lähme 3. Barrancosse, siis tähendab ja siit alla Los Silosesse, et see on juba natuke keerulisem rada, et küll laskumine, aga vahest on laskumine ka põlvedele keerulisem kui tõus, aga vaatame, teeme ära. No nii, siin on üks huvitav veerajatis Barranco põhjas, et tahtsin seda teiega jagada. Praegu siin momendil küll vett sees ei ole, sest on kuiv aeg, aga kuskil siin ühineb ilmselt selle samaga veel mingisugune teine veemagistraal, et solinat on nagu kuulda. Kas lähme edasi ja vaatame, mis me sealt leiame. No siit see vesi siis tuligi solina, mida ma kuulsin, et täitsa vabalt kuskilt tuleb mägedest. Läheb siia. No siit tulevad veel mingid tõsised torud, mis lähevad alla poole. Veepuudus siin ikka mägedes ei ole. See on ilmselt siis mingi pump kunagi olnud. Või hoopis on see mingisugust energiat tekkinud. Ei, see on ikka vist pump on, ma arvan. Ja. Vot sellised vaated on meil siin huvitavad, et läksin natukene ametlikust rajast kõrvale, kus läheb ka tegelikult üks aru. Nüüd lähengi vaatan, kaugele sellega saab, et seal on kuskil mingi sild, aga sealt sillast saab üle, seda ei tea, aga vähemalt väga lahe koht on. Rada on muidugi peaaegu olematu.
eksootilises kohas maja tahtma, siis siin on täitsa siuke vaba maja olemas. Müürid on veel püsti, katus tuleb peale ehitada, see on veel paaris maja tundub. Et ja missugune tee veel siia tuleb, et ülevalt poolt tuleb siuke tee. Ja loomulikult tuleb ka alt see tee siia üles, aga jälgige, missugune loodus siin on. Et see on küll siuksed, need on 5 miljoni vaated, ma ütleksin. No nii, nüüd läks rada jälle mõnusaks. Ikka päris kamiino kohe, et ilusti ääristatud kividega ja siuke lai, et sõidame jalgrattaga. Ja vaated on ikka endiselt head, et see ongi selle matka juures nagu huvitav, et on nii seda kui teist. Natuke mõnusat jalutamist, natuke ronimist, et kõik jagub, et